Tere, siin Tauno. Jätkame sealt, kus me eelmises videos pooleli jäime. Selles videos lisame ühe ise joonistatud tegelase ning lisaks teeme nii, et kui selle tegelasega kohtub, siis muutub ka taust. Kõigepealt joonistame ise ühe tegelase. Valime siit uue spraid joonistamine ning pintsli, rohelise värvi ja joone paksus natuke jämedamaks. Teen siis sellise ussikese. Natukene väiksemaks. Teen siis sellise ussikese, pea teen natuke suurema. Ja teen talle silmad ka. Teen silmad musta värvi. Ning teen talle ka teise kostüümi. Vajutan parema klikiga paljunda. Aga teises kostüümis siis kustutan siit keskmised ära. Ja teen nii, nagu ta roomaks. Teeme siia rohelised. Nii, nüüd meil on see tegelane valmis joonistatud. Valin kostüümi ühe ja skriptid. Panen siis tema siia taha puu otsa. Mõtlesin, et kui Scratch seda tegelast puutub, siis hakkavad kõik tegelased ülesse alla hüppama. Selleks teeme nii. Kui klõpsatakse rohelist lippu ja oota kuni puudutab sprite ühte. Ja mis siis juhtub? Teeme nii, et tema teatab hüppame. Selleks paneme teata ja valime uus teade. Hüppame. Et kui tuleb teade hüppame, siis kass. Valime siia teade hüppame, siis kass hakkab hüppama. Teeme samamoodi korda 10 korda. Valime liikumine ja hüppamiseks saame panna muuda Y-it 10 võrra. Paneme siia vahele pausi. 0,3 sekundit ja siis muudame selle Y-i tagasi. Liikumine ja muuda Y -10 võrra. See tähendab seda, et ta liigub üles 10 võrra ja liigub alla 10 võrra. Ja siia paneme jälle pausi. 0,3. Kuidas siis samasugust plokki panna ka ussile? Selleks on teil siin all olemas ka seljakott. Klikime meie plokkidele, paneme paljunda, tõstame siia alla seljakotti. Järgmisena klikime ussi peale ja tõstame siit seljakotist tagasi. Nagu näete, jäävad need alati siia seljakotti. Saame selle sama panna ka poisile. Tõstame ka selle siia. Samamoodi saame teha nüüd ka ussiga, et kui tantsimise teade tuleb, siis hakkab ka tema tantsima. Vajutame samamoodi paljunda, paneme siia seljakotti, klikime ussi peale ja tõstame ka temale tantsimise. Nüüd on need olemas siin seljakotist, saame ära peita. Proovime siis järgi. Vajutame rohelist lippu, läheme poisi juurde. Kõik tantsivad. Ja läheme ussi juurde. Kõik hüppavad. Teeme veel sellise asja. Kui tuleb teade tantsime, siis tuleb taustaks tantsuplats. Selleks klikime vali taust ja siit tantsuplats. Okei. Valime siit esimesel taustpildi tagasi ja skriptide alt paneme nii sündmused. Kui tuleb teade tantsime, siis välimus, võta taust, Spotlight Stage. Proovime ka seda.
Läheme siis siia. Ja tõesti, meil on selline tantsupidu.